Järva Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, tere tulemast ametiskandjad, tere tulemast kõigile külalistele, Võõru valla ja piirkonna elanikele. Tänasel tänupalvusel esineb Võõru ühendkoor. See tähendab, et erinev jõud on kokku pandud, et ühiselt teenida, jagada rõõmu. Ilmselt ühes laulmine on sümbol ja märk kogu meie rahva jaoks, et me oskaksime ja mõistaksime olla üheskoos ja teha ilusaid asju. Ilusate tegude jaoks on aga vaja ka ühiseid eesmärke. Ja üks nendest, mis on meie rahvale väga oluline, on hoida oma riiki. Ja see algab sinust ja minust, algab meie ühistest unistustest ja soovidest. Kunagi aegade hämaruses juba loitsid selle vabaduse tule, mis on jõudnud tänasesse päeva, aga ta on jõudnud läbi põlvkondade, läbi pikkade sajandite, teda on hoitud, teda on põlvest põlve edasi kantud. Kantud hetkeni, millal 92 aastat tagasi tekkis hetk ja võimalus, kus julged ja targad inimesed, vaprad mehed ja naised kasutasid ära selle võimaluse ja nad kuulutasid välja Eesti Vabariigi. Arvan, et see on olnud väga-väga paljude põlvkondade unel, ka nende inimeste unel, kes siinsamas pühakojas ühel või teisel põhjusel, olgu siis rõõmupüha pidades või kedagi kaugele ära saates, kusagis hingesopis, oma palves, seda vabadust ühel või teisel moel
välja tõid ja looja ette tõid. Oli see siis soov vabalt harida oma põllulappi, vabalt kogukonna ühiskonnas toimetada oma külas, olla vabalt otsustamas oma kihelkonnas ja kaugemalgi veel. Ja me võime uhkusega öelda, et üheks riigi alustalaks on selline omavalitsuslik korraldus ja et just siin, Koerumail, pea 105 aastat tagasi, 1905. aasta detsembris olid julged mehed, kes asutasid Vaali Vabariigi, aga see oli ju tegelikult üks tõsine omavalitsuslik alge samm sellele iseolemisele.